päevast! Mina arvan, et üks arvamusfestivali saladus on ettevalmistamine. Ja ütlen teile, et täna olen mina selleks teinud ära pool. Nimelt hommikul ma mõtlesin läbi, et kaasa tuleb võtta ilusad kingad ja olen rõõmus, et seda tegin, sest sussid oleks olnud mulle palju vähem meelepärased. Küll aga avastasin ma hommikul kodust välja minnes ja oma ratast trepist alla kandes, et ei olnud läbi mõelnud, mis ma jalga panen. Nii et kui te kohtasite mind täna hommikul Pärnu maanteel, võis olla päris poomeline vaatelilt mina oma pliiatseeriguga sõitmas. Ja see on ka arvamusfestivali võib-olla illustreeriv asi, et meil on tarvis väga hästi läbi mõelda ja ette valmistada, millised meie arutelud tulevad selleks, et need oleksid head. Mina räägin teile siis väitlusest, ühest formaadist, mis ma tunnen, et on saanud natuke külge halva maine, sest inimesed otsekui arvavad, et me muudkui väitleme Eesti ühiskonnas kogu aeg. Ja et see, mis Eesti ühiskonnas toimub, on väitlus. Ja mina väidaksin, et kuigi me Eesti ühiskonnas vaidleme või näiteks esitame oma arvamusi, siis maksab tõsiselt järele mõelda, kas esiteks on tegemist väitlusega ja teiseks, kas tegemist on hea väitlusega. Ja mina väidaksin, et ei ole ja on väga palju väitlusi, mis väärivad juba praegu pidamist, ettevalmistamist ja ettevõtmist. Ja seda, milline see väitlus on, kui te läbi mõtlete, et millist aruteluformaati valida, siis ma natuke tutvustangi seda. Enne seda aga paluksin teil korra mõelda ja siis väga kiiresti oma lauas ühe partneriga peegeldada, milline on kõige parem väitlus, mida te olete oma elus kuulanud või näinud. Ma annan teile aega 5 sekundit, et see väitluste välja mõelda ja siis paar minutit, et seda üksteisega jagada. Niisiis, aitäh teile mõnete eest, taas kord vabandust, et ei saa seda nii pikalt teha, on siis aeg tagasi mõelda sellele, kas väitlus võiks sobida teie arutelu formaadiks. Kui me räägime väitlusest, siis me tavaliselt peame silmas head argumenteeritud vaidlust, millel on kindlad reeglid. See tähendab seda, et iga konflikt, mis meil on, ei ole väitlus ja samamoodi iga väitlus, mis meil on, ei ole tingimata siis suur konflikt. Aga jättes filosoofia kõrvale, ma ütleksin siis seda. Väitlus on tavaliselt reeglitega argumenteeritud vaidlus, mille keskmes on ideede konflikt, mingisugune. Kas on niimoodi, et on näiteks erakonnad, kellel on palju konflikte ja palju ideid ja nad vaidlevad nende üle läbi väitluse või meil on üks teema ja näiteks 2 poolt, kes põhjendavad ja argumenteerivad, miks just nende poolel on õigus või siis, mis on argumendid, mis räägivad nende poole kasuks. Ja see on väga oluline, sellepärast, et kui te mõtlete sellele heale väitlusele, mida te olete kuulanud, siis kui põnev on kuulata seda, kui inimesed üksteisega ei nõustu väga argumenteeritult. Ja minu arvates, kui me mõtleme sellistele ideedele, milles Eestis, millel on nii suur mõju, milles me ka poliitilises diskussioonis kohtame, abortide rahastamine, astmeline tulumaks, natukene siis, kas kõigi Eesti aitab kaasa poliitika polariseerumise vähendamisele või mitte ja nii edasi. Nende argumentide avamine on uskumatult põnev, aga kui palju me satume neid argumente reaalselt kohtama, avama, kui palju me avastame, et need argumendid üksteisega reaalselt põrkuvad ja kui palju me näiteks üldse lükkame ümber või siis paneme need ideed konflikti, mitte siis need sildid. No me ütleme, et sina oled see feminist ja fašistist ja sina oled see kolmas on ju. Väga harva. Ja seetõttu ma ütleski, et hea väitlus on siis see, kus ideed saavad kokku, kus me siis argumenteeritult vaidleme ideede üle. Ja väitlus ei ole see, kui tullakse ja esitletakse oma ideid ja minnakse koju, vaid väitlus on see, kui pannakse ideed lauale, võetakse tükkideks ja siis vaieldakse nende mõistlikkuse üle. Ja seetõttu, eks ole, head väitlust on vähe ja head väitlust minu arvates on arvamusfestivalil väga palju vaja. Ja see siis hea väitlus on. Väitlusel on tavaliselt rõhk põhjendamisel ja argumenteerimisel, sest ta on omamoodi konfliktne arutelu vorm ja tal on siis erinevaid vorme. Ta võib olla see valimisdebatt. Selles valimistsüklis, eks ole, meil oli 8 erakondadega debatid, omamoodi traagiline võib-olla väitluse sisu jaoks. Aga valimisdebatt võib oma olemuselt olla väitlus. Või siis meeskonnaväitlus, kus kohtuvadki 2 meeskonda või näiteks 2 inimest. 2 erakonnajuhti, 2 kodanikku, 2 eksperti erinevatel pooltel ja nii edasi. Väitluses võib tehniliselt olla ka rohkem kui 2 poolt, aga ma tunnistan, et see on suhteliselt keeruline. Et eks ole, mida sa täpselt siis ründad või ümber lükkad. Seega ma ütleks, et 98% väitlustest, mida ma olen kuulnud, seal on tavaliselt 2 poolt, et teeme selle asja natuke lihtsamaks. Mida on siis tarvis selleks, et ühte väitlust läbi viia? Kõigepealt on tarvis ühte väideldavat teemat. See tähendab teemat, mille pooled on tasakaalus. See tähendab seda, et me täpselt ei tea,
kumb selles teemas on õige vastus, näiteks me ei hakka vaidlema selle üle, kas tappa süütuid beebisid, sest ma kahtlustan, et argumente selle poolt ei ole väga palju. See ei ole osalejate suur väärtus sel teemal rääkida. Küll aga me näiteks tõepoolest ei tea seda, milline tulumaks on Eestile parim valik, kuigi ma saan aru, et see ei ole küll kirglikum teema teile, võib-olla mulle. Ja nii edasi. Ja teiseks see teema peab olema sisukas, seal peab olema palju argumente mõlemale poolele, mida saab esitleda ja mille esitlemise või kuulamisel on väärtus. Ja seetõttu, kui te mõtlete, kas väitlus võiks olla formaat, mida ma kasutan, siis ma soovitan välja mõelda, millised on minu teemas olevad väitlused või väitlusteemad, mis on seal peidus olevad argumendid ja kas neid on mõlemale poolele võrdselt. Ja kui on, siis üks hea eeldus väitluse korraldamiseks on läbitud. Mina näiteks olen korraldanud väitlusi teemadel, milline peaks olema Eesti välispoliitiline suund ja siin loomulikult on vaja siis valida konkreetne pool ja nii edasi. Ja kui teil on küsimusi, siis võite loomulikult meie käest küsida selle kohta, et kas teie teema on väideldav. Teine asi, mida väitlus vajab, on siis reegleid selle väitluse läbiviimise ja väitluse tulemuse üle. Seetõttu, et see on küll traagiline, et ma väidaks, et just see, mida me näeme näiteks tänapäeva poliitikas, on natukene ilma reegliteta vaidlus. Et näiteks see, et me sildistame nii palju, et me jõuame debati jooksul mitte kunagi vaielda täpselt selle tulumaksu eeliste üle, aga suudame välja pakkuda 5 silti, on näide sellest, kus võib-olla reeglid on kehtestatud, aga neid ei järgita või siis neid reegleid polegi hästi kehtestatud. Ja kuigi me ei saa iga päeva ühiskonna debatti nii palju modereerida, siis ma ütleks, et arvamusfestivalil on teil võimalus see formaat läbi mõelda ja osalejatega läbi käia nii, et nad seda järgiksid. Aga väitlus vajab reegleid. Kui palju inimesed saavad rääkida, kui palju võimalusi neil on üksteisega vaielda, üksteisele öelda midagi vastu sisukat. Kas nad saavad üksteiselt küsida küsimusi, kes üldse otsustab väitluse üle? Need on siis näited väitluse reeglitest. Ja kui te tahate väitlust korraldada, siis ma soovitan teil võtta enda juurde inimese, kes on mõnda väitlust korraldanud, kellel on see kogemus, teiega koos see formaat läbi mõelda. Ja väitlusformaate on erinevaid, nende kohta saab rohkem infot näiteks Eesti Väitlusseltsi kodulehelt www.debate.ee, aga ma ei hakka neid üle käima, eks ole, need on palju detailseid võimalusi. Ja siis kolmas asi, mida on vaja, on siis häid väitlejaid. Ja see ei tähenda muidugi, et te peaksite palkama professionaalsed väitlejad väitlust läbi viima, vaid see tähendab seda, et inimesed, kelle te panete väitlema, te peate nad ette valmistama nii, et nad keskenduksid nende reeglite abil parima tulemuse saavutamisele ehk just argumenteerimisele. Ja see on mõnikord keeruline, ma tunnistan, et eriti kui te tahate poliitikuid väitlema panna näiteks oma arutelus, sest nad mõnikord tulevad kohale, aga ei valmistu. Aga ma arvaks, et kui te annate neile selle võimaluse või näete vaeva, mõtlete selle läbi, et siis neist võivad saada selles kontekstis neist parimad väitlusversioonid, kui nii võib väita. Vot, et need on siis need asjad, mida on tarvis ja sellega kokkuvõttes ma ütleks, et väitlus on võib-olla natuke spetsiifiline formaat, mida korraldada, aga taas kord mõelge jälle, see hea väitlus, mida olete kuulanud, see on tore. Konflikt huvitab inimesi, aga kahjuks me kuuleme väga palju halbadest ja mitte väga headest konfliktidest. Ja nüüd lõpuks, kui mõelda, et miks või millal väitlust korraldada, lisaks sellele, et teil on olemas need asjad või võimekus, need asjad, nagu näiteks üks hea teema muretseda, ma arvan, et maksab siis mõelda, millal on väitlust mõistlik formaat. Väitlus on mõistlik formaat siis, kui meie ühiskonnas on või sellel teemal on suur debatt, aga tegelikult me ei ole neid argumente tasakaalukalt vaadelnud ja kuulanud. Et meil ei ole isegi selge, mis need argumendid on. Siis on debatist kasu, sest need argumendid laotatakse meie ette ja me näeme neid siis üksteise vastu töötavat. Sageli ka juhtub, et meil on ühiskonnas olemas konflikt ja meil on olemas ka argumendid, aga nad mööduvad üksteisest nagu laevad pimeduses, eks ole. Nad ei puutu kokku, nad kõik räägivad oma publikule. Aga meil on tegelikult vaja jõuda mingile tulemusele ja otsusele ja seetõttu on hea, et need argumendid põrkuksid. Ja selleks on ka väitlus suurepärane ja võib-olla parem formaat kui mõned teised. Siis muidugi te peate ise nägema vaeva, et see põrkumine tuleks välja. Ja mõnikord on ka nii, et kuigi see teema on üleval, siis keegi ei debateeri. Kas ei ole huvi, kas ei ole võimalust ja nii edasi. Ja see on ka traagiline, sellepärast, et kui otsuseid ei mõelda läbi, argumente ei käida läbi ja jõuda mingi tulemuseni, siis, aga otsuseid tehakse sellegipoolest, siis see on tegelikult meie demokraatias problemaatiline. Ja ma tean, et see on väga nüüd abstraktne ja kirglik viis seda väita, aga oletagme, et meil on metsapoliitika, mille üle me vaidleme, tegelikult me argumente välja ei käi, tegelikult me neid ei kaalu ratsionaalses diskussioonis, aga otsused tehakse ära ikka. Pärast meil võib sellega olla probleeme. Lihtsalt näide.
Vot, see on väitlus kui formaat. Selle soovitan teil siis, kui te tahate mõelda selle peale, et kas korraldada ühte väitlust, vaadata sellest ühte näidet, mis ei pruugi kindlasti olla ideaalne näide sellest, milline teie väitlus võiks olla, aga on näide siis viimase aja väitlusest, mis võib-olla iseloomustab rohkem ühte head väitlust kui see, mida me näeme igapäevaselt meedias. Kuigi ma ei taha ka väita, et kogu igapäevas meedias toimub on halb. Aga see on siis erakondade väitluskarikas 2019, kui te seda guugeldate, siis te saate kohata selliseid naljakaid ja põnevaid viise, kuidas erakonnad pidid selle valimistsükli jooksul üksteise vastu väitlema. Ja siin on näide sellest, kuidas ma unustasin oma slaidile lisada kontaktid, et Speaksmart on siis koolitusettevõte, kes kuulub Eesti Väitlusseltsile, kes tegeleb ka argumenteeritud ühiskonna edendamisega ja dialoogi edendamisega, aga soovitan teil siis, et kui väitlus teid huvitab rääkida näiteks kas meiega või Eesti Väitlusseltsiga või ka teiste inimestega, kellel on mingite väitluste korraldamise kogemus. Lihtsalt, et nad oleksid teie selle formaadi ja arutelu eesmärgi läbimõtlemisel abiks. Aga see oli minu poolt kõik ja soovin teile, et teie elus oleks palju häid väitlusi veel.